tervist, selles videos olema teate Eesti meistrivõistlustel. Päike juba loojub ja see on sellepärast, et täna on hilja start, 19.20 on minu start. Kõnningi siis praegu suusad käes stardi poole, kuskil peaks kindlasti ka sooja saama teha. Igatahes see võistlus siin täna tiimsprint ja pühapäeval suur teade tuleb päris huvitav, sest alati Eestis on huvitavad võistlused, need teatevõistlused tavaliselt saab palju pulli ja vaatame, kuidas minema hakkab. Täna on siis tiimsprint ehk siis paaris ja igas tiimis sõidab siis 3 korda läbi üks tiimiliige. Ja täna päris tugev konkurents. Ma ei tea, kas ma olen üldse tiimsprindi Eestikat nii tugevas konkurentsis sõitnud. Näiteks ongi siis meie tiim, mina sõidan siis Albert Tunniga, siis on CFC tiim, kus on siis Christopher Kalev, Henri Roos, siis Võru tiim Marko Kilp, Raido Ränkel, eelmise aasta võitjad Emajõgi ehk siis Ralf Kivil ja Stefan Kivil. Konkurents on tugev, selles mõttes ei ole üldse hea, et ma ennast hästi ei tunne, aga isegi viitsi sellest rääkida. Sellest ma rääkisin juba lahtivõistluses piisavalt, nii et lihtsalt annan endast parima ja vaatame, mis see tunne ja vorm on. Aga jah, praegu teen sooja, päris raske soojendusring on, aga vähemalt saab lumega sooja teha, nii et kõik õige. No nii, aga räägin siis, mis toimus sellel võistlusel, et on nii palju videosi, kui mul on. Siin on näha, SA vahetus Albert Tunn on siis 4. kohal. Kõik tiimid, keda ma nimetasin enne, on siis koos ja Albert andis vahetuse mulle 4. Ja ma arvan, et esimeses vahetus oligi see, ma nägin. Mul ei ole mõtet siin tõmbama hakata, pigem üritasin hoida enda jõuvarusi ja läksin ilusti teiste tuules, ehk siis olin ka 4. kohal. Ja vaatasin lihtsalt selle järgi, kuidas teised tempot tegid, selle järgi läksin mina ja siin ongi, siis me tuleme siis SA vahetusel lõppu. Läksin sinna nagu ka kõrvale, ehk siis läksin Marko taha, aga kõik 4 olid koos ja üritasingi siis jah, nii nagu ma rääkisin, lihtsalt säästa ennast ja saada anda see edasi niimoodi, et Albert saaks täitsa heal positsioonil enda teisele vahetusele minna. Alberti teisest vahetusest mul videot pole, aga siin on meie vahetus, läksin natuke varem ära. Tahtsin juba kiirelt minema saada, aga siis jah, lõpuks sain vahetusi üle antud ja mul oli väike vahe Henriga ja ma tahtsin selle vahe kinni sõita. Ja siin vahetuses ma läksin juba päris kiiresti ja sain päris kiiresti tõusust üles. Ma nägin, et iga tõukega ma jõuan Henrile lähedamale ja see tahapoole ma üldse ei mõelnud, aga siin näha, Henri läheb laskumisse ja tegelikult on juba väiksem vahe, kui see oli alguses ja tegin veel laskumistel kõvasti tööd, lükkasin jalaga ja siin on ka näha, Henri tuleb üle ja siis ma olen juba täitsa lähedal ja kommentaator ütles ka, et Henri ei ole pääsenud ja tegelikult siin isegi ei paistnud teisi, aga kui ma jõudsin Henrile järgi, siis tempo jäi madalaks ja teised jõudsid ka järgi ja siis mõtlesin ka, et okei, et praegu veel ei otsustata midagi, et tuleb jätta viimaseks vahetuseks kõik jõuvarud, mis mul on ja sellepärast andsingi vahetuse siis koos üle ja Albert sai enda viimasele ringile minna. Ja Albert tegi tegelikult täitsa okei viimase ringi, et Raido Ränkel vist jäi siis maha, ehk siis me saime vahetuse 3. ja on näha, et Emajõgi läheb esimesena ja CFC Henri Roos on teine siis ja Ralf Kivil on siis Emajõel see viimane vahetus ja läksin kohe püüdma ja siin on näha, kus ma lähen tegelikult päris hästi ja ma tundsin ennast väga hästi, aga siin on kohe näha seda momenti, kus ma lähen tõusuverendi peale ja Kaigas läheb sinna sisse ära, see on näha kuidagi tehnika läheb nagu veidi lappama ja siis üritasin siit nagu uuesti üles saada, sest tegelikult see Kaigas läks sinna lume sisse ja ma kaotasin sellega kiirust päris palju, aga samas ikkagi nägin, et ei, on võetav, et nagu ma tundsin teine vahetus ennast hästi ja ma teadsin, ma suudaksin tegelikult järgi jõuda, aga tegelikult lõpp läks päris raskeks ja Emajõgi oli pikalt eest ära. Teine koht oli veel võetav ja siin on nagu isegi ma ei mäletagi, et see nii nagu napikas oli, aga mul ei olnud nagu väga palju enam juurde panna ja selles mõttes ei jaksanud siis ennast meie tiimi siis kõrgemale positsioonile tuua kui see pronks, millega ma siis alustasin ka enda viimast vahetust. Tiimsprint tehtud, kohaks siis pronks, et ma ei tea, palju ma näidata sain. Jah, jääb kripeldama veits see, et hõbeda oleks võinud võtta, aga jah, see 3. tõusul nii nukker nagu kõigil on sama rada ses suhtes, aga endal oli lihtsalt see nii valus, et nägin, kus ma selle tõusuga võtsin talle järgi ja siis vasak käsi 2 korda läks nagu sinna paksu lumme ja kinni, tõmbas välja, vaata essa korra, teine kord jälle, ooge jumala kinni seal, see oli nagu nii valus, aga samas nagu sõitsin isegi paremini, kui ma arvasin, kartsin kõvasti hullemat. Et tunne ei olnud nii hea, aga sai mingi okei sõidu ära teha selles mõttes, et tuleb Emajõe poistele au anda, et eelmine aasta oli siin
päris lõbus nendega seal laululaval võistelda ja nüüd nad näitasid, et nad on päris ka tugevad. Eks siis jah, väga aus, aga jah, endal jääb see, et sain 3. vahetusega, ei suutnud enam tõusta, kui teisel vahetusel siis sain roosi kätte ja sain peaaegu Essana vahetada või vahetus üle anda. Et ma arvan, et tegelikult näitasime täitsa okeid sõitu, et siin pühapäeval, kui on suur teada, ehk siis 3 vahetust ja kõik saavad 7,5 kilti, siis tegelikult seal võib päris huvitavaks minna. Et kahju on see, et Võru, kuulsin, et Võru enda suure teate tiimi välja ei pane, sellest on kurb. Aga teised on kohal. Näeme teeme siis nüüd väikse autovustamine ka, et vähemalt medal. Ja meie teeme meestele suure aplausi! Ja naised stardivad 2 minutit hiljem. Nii, nüüd on järgmine päev. See tähendab seda, et 30 kilda päev. Et selle video alguses ma ei öelnud, et 30 kilomeetri Eesti meistrivõistlused on laupäevad, sest ma ei tead, kas ma osalen selles ja ma sain üldse tegelikult peale võistlust alles teada, et need on üldse Eesti meistrivõistlus ka, ma arvast, need on lihtsalt noorte karika mingi etapp. Aga igatahes jah, 30 kilomeetrit ühistardist oli laupäeval sees kavas. Tegelikult magasin mitte kõige paremini. Aga tunnen piisavalt okei, et ma arvan, et ma ikkagi lähen proovin võistelda, vaatan, mis tunne on. Et see 30 kilti võib olla kehale päris raske, eriti siukse ilmaga, siukse rajaga. Aga no samas, hooaja lõpp, mis ikka enam tagasi hoida. Kui tervis on vähegi okei, siis mul jah, praegu ei ole nagu ühtegi põhjust, miks mitte. Ainuke oleks võib-olla homseks hoida veits. Homme teate võistlus, seal võiks väga hästi sõita. Aga noh, teised kutid ka ju täna lähevad võistlema, nii et siis on kõik õige ja siis saab homme ka võidu sõita. Ja noh, ongi täna vaja suht vara start. Eile oli hilja, siis oligi suht kiiret eile õhtul sõin ja kõik asjad, et nüüd on hommikul vara ära ja homme pigem mitte homme väga vara, igatahes nagu taastumiseks ja järgmiseks võistluseks on rohkem aega. Aga jah, ma arvan, et ongi. Ma hakkan nüüd riid vajama ja näeme staadionil, vaatame, milline see rada on. No nii, me oleme valmis. 12 ringi tuleb, ehk siis peab lugema hakkama neid. Loodame, et ei lähe sassi. Päris soe on, ma arvan, et see peapäeval võistluse lõpuni mul peas ei püsi. Jah, päris palav võib hakata, aga samas võid siuke tuul ka, et ega siuke hommikune märtsikuu, et noh, ta ei ole nii soe ka. Aga tunne on okei, ma ütleks, et suht sama, mis eile, võib-olla isegi täna võiks parem. No hommik oli varem vähemalt selles mõttes. Lähme, vaatame. Ja räägin, mis seal ühistardiga sõidus siis toimus, et algus oli küll suur grupp, näiteks esimesel laskumisel juba minu eest kukuti, sõideti üldse sealt rajalt välja, mis oli päris karm, aga õnneks minule kõik korda ja ei kukkunud ja siis oligi suht kiiresti, ma arvan, tuli siuke 4. grupp, ehk siis Christopher Kalev tavaliselt juhtis, ma olin seal teise koha peal, siis oli kas Henri Roos või Ralf Kivil ja 4 sõitsime päris pikalt. Siis jah, vahepeal, või no enamasti jah, nagu ma ütlesin, Christopher tegi tööd ja siis mingi kuskil natuke enne poolt maad, kui oli sõidetud, Christopheriga tuli mul väike vahe sisse, siis ma korra sain selle kinni, siis jäid teised minust maha, aga lõpuks jäin ka mina Christopherist maha ja tegelikult ülejäänud sõit oli selline lihtsalt kannatamine, sõitsin enamasti üksi, vahepeal oligi see, et ma nagu alguses mõtlesin, et ma ei joo üldse, aga siis ma sain sõidu ajal aru, et kui ma ei joo üldse, siis ma ei jõuagi lõppu, ehk siis õnneks ma ikkagi sain juua ka vahepeal. Ja jah, lihtsalt nii-öelda hoidsin niisugust ühtlast tempot, üritasin lõppu välja jõuda. Oligi, et ees oli juba Christopher pikalt eest ära ja tagant oli siis 3. koht nagu nii minust nii-öelda pikalt taga. Ehk siis lihtsalt tegin niisugust oma sõitu lõpuni ja üritasin siis finišisse jõuda. Ütleme nii, et ma vahepeal unustasin ära, et ma vlogger olen, aga see selleks. Nüüd on siis jah, võistlus tehtud, ma tulin tegelikult juba audustamisele. Aga kõigepealt siis võistlusest nagu tegelikult ma arvan, et tänases kohta sõitsin täitsa okeid. Et Christopher läks kohe tõmbas väga hästi, lihtsalt üritasin tema järge hoida. Siis üks hetk ta ütles, et mine tege tööd, siis ma alguses tegin tööd, siis paar ringi hiljem ta ütles uuesti. Ja siis ma sain aru, et ma ei jaksa, ma üritasin talle öelda, et kuule, ma ei jaksa vaata. Ja siis vend nägi ära, et davai, et ei jaksa, siis tegi siukse päris, no ma ei tea, kas natuke pani piisavalt tempsi juurde ja siis jäi maha. Ja siis oligi veits peale seda mingi ringike, hakkasin tundma, okei, väike kramp hakkab tulema. Ja siis üritasin lihtsalt lõpuni sõita, tegelikult ma arvan, et minek oli isegi täitsa hea. Et jah, täna nagu oligi see, et ma ise enda süü, selles mõttes ma veidi tahtsin testida, et keel ei söö.
tahtsin näha, mis siis juhtub, et keha jaksas sõita veel, aga lihtsalt lihased olid läbi. Ehk siis nagu, see on nagu selles mõttes tuleviku mõttes väga hea teada. Peale 50 ma ka juba veits teadsin seda, et mu keha vajab hästi palju süsivesikuid. Täna olin veidi säästurežiimil, et AMC keele mul praegu ei olnud. Ja ma unustasin õigel ajal neid enda juurde hankida, nii et selles mõttes jah, pidin ilma hakkama saama ja sain, et ma arvan, et täna oleks Christopheriga niikuinii läinud raskeks ja ma arvan, et ta sõitis täitsa hästi täna, nii et ma arvan, et selle hõbedaga ma olen päris rahul. Ikkagi ma ka 3. kohast olin tegelikult juba päris normaalselt eest ära, et mul oli, et isegi kui nad oleks tulnud järgi ja mul oleks veel natuke varu olnud, siis kiiremini sõita, et viimane ring sain niisugune natuke mõnusalt juba sõita. Viimane ring, mul kummitab see triiva vastalaul LLC ja siis ma mingi laulsin seda Tremljugale, kellele ma sain siis ringiga järgi, et jah, selles suhtes lõbus oli. Nagu kõige raskem oli see, kui lipe lihtsalt iga ringiga tunned, kuidas läheb aeglasemaks, nagu ise läheb nagu raskemaks, siis te väsid ära ja siis lipega täiesti lõpuna. See oli karm ikka, et mingid osad, kus vahepeal nagu suutsid jumala hästi sõita, siis pärast oli nii raskena. Praegu sõidad M20, Aura mees, Daniel Varikov läheb võitma. Aura mees, väga Aura mees. Varsti äkki tuleb meestega ka. Suvel sprindis sõitis väga hästi meestega. Lahe, võistlused toimuvad. Isegi parem tunne, kui ma arvasin. Ja siis on veel see ka, et eile olime 3. Täna ma olin 2. Ja homme on teatevõistlus. Ehk siis 3-2. Ehk siis homme peab võitma. Ma arvan, et see on tegelikult eesmärk ja see on tehtav eesmärk, et arvatavasti see läheb meil CFC-ga, kumb peale jääb, sest neil on siis tänane 1-3 ja midagi veel. Meil on 2-5-6, ma ei tea, mitmendaks Albert Ei ja siis Chris, kes küll ei võistelt täna ega eile, aga tuleb ja ta on, ma ei tea, ta vist oli vahepeal haige, aga selles suhtes ta on tegelikult kiire poiss ja siuke rada võiks talle sobida. Eks siis seda näis homme, tuleb huvitav, aga nüüd ma arvan, et lähme teeme väikse autostamise või? Võtan siia maha. Martin Hilma, Kaarupesa tiim. Aitäh! Martin oli nii tubli poiss täna. 2. koht. Suur aplaus Eesti meistrid! Mis te saite? Teeme hauli. Teeme hauli siis noortekarikas. Ma arvasin, et ma ei saa mitte kunagi seda enam, aga ma sain. See on väga hea. Siis tundub, see tundub actually lahe asi. Fire mees, teeme kohe lahti siis. Opa, karvane, mees. Fiksi oma, aga see on... Ja, mees. See on crazy, nii. Juhu, see on leib. Varika kokk. 27. Jõu, Lotte. Ja Nõvorst. Sponsor, näita sponsorit ka. Kõige parem vorst. Reaalselt. Medal ka. Homme vahetan. Ski Association. Homme siis mitmes vahetus sa oled? Homme ma on 2. vahetus. Kes esimene, Albert? 67. Polina Poldoruho. Õna sa oled. 3. on Albert või? Ei, Albert ma arvan, alustab ja Chris, Dark Horse, keegi ei tea, kui hästi ta sõidab ja tuleb ja võidab. Ta on Aura vana, võistles. Huvitav, miks ta täna ei võistelnud, aga eile võistles. Aitäh! No nii, järgmine päev ja ega pikka jutu pole. Lähme kohe võistluse juurde. Tegelikult on juba minu esavahetus sõitnud, Albert on rajal. Aga täna on siis teada, nii et tutvustame tiime ja konkurente. Teatetiimides oli siis Karupesa tiim, ehk siis minu tiim, Albert Tunn esimeses vahetuses, mina teises vahetuses, Chris Markus Krahv 3. vahetuses. CFC tiim, kes on siis kõige suurem konkurent, neil on Robert Sarapuu esimeses vahetuses, teises vahetuses Christopher Kalev ja 3. Henri Roos ja 3. on siuke lahtine, kes see olla võiks, sest Võru tiimi pole, aga
Näiteks võiks olla siis Emajõe suusaklubi, kes võitis reedel siis tiimsprindi. Start juba läinud, Albert on rajal. Mina on teine vahetuseks töövahetus, saan eilse kullamehega Christopheriga jälle võidu sõita. Täna on lühem maa õnneks, nii et vaatame, kuidas see minema hakkab. Aga pikka juttu ei ole, Chrisile jääb päris palju tööd sinna 3. vahetusse. Aga ma arvan, et ma olen suht enesekindel, et ta suudab head sõitu teha. Aga kõigepealt tuleb enda töö ära teha, nii et lähmegi sõidu juurde ja räägin, kuidas see sõitu kulges. Selle võistlusel ma andsin kaamera siis Daniel Varikovile, kes ütlesin, et filmi natuke. Ja kuna ta tegi nii head tööd, siis ma arvan, et ma jätangi tema kommentaaridega selle sõidu ja siis võib-olla natuke vahepeal panen mingi tekstidega peale, et mitmes ring ja mitmes vahetus ja mis koha peal me oleme. Läheb, Albert, läheb. CFC-ga on vahe oma 3 sekundit esimese ringi lõpuks ja siit tulevad jälitajad. Läheb, Albert, op. Ja 6 sekundiga juhib juba Karupesa teisel ringil CFC. Vahe on suuremaks läinud, läks. Op, läheb. 3. vahetus, Kris Markus Rahv. Kuidas on tunne? Häält ei ole, jah. No, ei ole hullu, Martin teeb minutilise vahe ja siis on kõik korras. Aga edu sulle. Ja Karupesa juhib väga-väga pikalt oma, ikka korralikult. Nüüd läheb Martin Himma valmistuma. Tere, ma olen Martin Himma ja tänases videos on Eesti meistrivõistlused. Martin Poiss on seal. Albert Tunn vahetab ära ja nüüd läheb teele Martin Himma. Vahe on korralik. Läks Martin, läheb. Op. Läks. Vahe on pool minutit. 28 sekundit. Martin kannatab. Kas sul läks? Täielik suremine. Libisemine hullem kui kus mujal. Hooajaringi. Aga Martinil on piisav vahe sees, et selle peaks nüüd küll ära hoidma, kui mitte duubeldama isegi. Siin on nii raske sõita, et kui sa natukenegi valesti jõudu jagad, võid normaalse kangi saada. On vaja siuke ühtne sõita ja mida kauem rajal oled, seda hullemaks läheb see sõitmine. Õige, aga loodame, et Martin on tark poiss. Loodame. Läheb Martin! Op. Sa oled nagu udusulg. Pane. Op. Läks Martin. Täpselt sama vahe. Läheb Martin. Op. Läheb. Op. Ja Nimma vlog. Martin Himma on praegu liider ja Martin Himma on väga tubli. Tead, ma kardan, et Krissi võib püksis olla viimasesse vahetusse minnes. Martin Himma on väga tubli, sest Martin Himma on liider ja Martin Himma hoiab seda liidri kohta, sest et Martin Himma on Eesti parim suusataja Martin Himma. Ja nüüd tuleb suusatan täna ja suusatan homme. Mida sa filmid veel? Tüdrukuid. See on Martini kaameras. Martin poiss on 4-kordse Zoomi peal. Läks Martin viimane ring. Tead, ma pole eriline kaameramees. Ma ei tea, miks ta selle vea tegi. Läks Martin! Täiesti lõpp. Läheb Martin! Op. Läks. Martin Himma viimane ring. Martin Himma tuleb. Rahvas tahab Krissi näha. Sunalumedes oludes just meist võib sõitima hakata. Ja Martin tuleb. Paneb veel juurde, seal reaalses on seda teravust. Jaa. Läheb Kris. Tule. Väga hästi, läks. Miljon õlut on sinu, läks. Hop. Ma arvan, et okei sõit minu poolt. Ma loodan, et Kris teeb oma sõidu ära. Ma arvan, et ta ei pea muretsema. Kris teeb oma sõidu ära ja tuleb. Ma arvan, et minu poolt siuke okei sõit. Eks näis, mis pärast ajad on. Christopheriga vist sõitsin vähemalt 0. Kui mitte võitsin veits, aga ei kaotanud ka palju. Ja ühesõnaga, ma ei tea, siuke okei. Jube lipe, ma vihkan seda lipet. Muidu üritad Vasbergi sõita, lihtsalt ei jaksa, sest lipe on nii kinni. Aga vaatame. Aga loodame, et miljon õlu on meie. Jah, ma loodan, et... Läheb Kris, op. Läheb. Grete ka siin.
Läheb. Läks. Kris, op. See ring jääb siit meestel. Läheb. Op. Lahenda ära, hoia peal tagasi. Davai, Kris! Veel ripub, siin lahenda ära. Davai! Tegelt saad! Näita! Valu läheb üle, läks! Saad veel! Tihedalt! ja Krisil läks raskeks, pärast saab aegu võrrelda, aga siit tuleb Roos. Võtab seele ikkagi kulla, mis tundus olema meie. Võtame Krisi vastu. Hästi, Kris! Hea poiss! Tole! Ma ei jõudnud. Kurat, see on mees alles, noh. See on mees. Pronks, Eesti pronks. Crazy vana. Ehk siis jah, sellised said need võistlused siin nädalavahetusel. Minu tunne oli natuke parem, kui ma isegi ootasin, kuigi nüüd päev hiljem ma olen päris läbi omadega. Et lootsin paremini tunda ennast ja et saaks nüüd viimaseid neid suusakilomeetreid siin Tehvandil sõita, aga peab enda keha kuulama ja võtan natuke rahulikumalt, aga saangi seda videot öelda ja näete juba ära, mis nädalavahetusel need võistlused, siis millised need olid. Aga jah, Team Sprint pronks, seal arvatavasti kuld oli väga raske saada, hõbe oleks võinud olla, aga ma arvan, et sõitsin okeilt laupäeval 30 kilomeetrit, jah, ta oli pigem võib-olla siuke igavam sõit, aga seal mul pikalt rääkida midagi ei olnud, aga jah, tundsin ennast okeilt, Christopher oli minust üle, aga samas ma arvan, et siukse kevade kohta see 30 kilomeetrit siuksel rajal, kus lipe on 0, ma arvan, et siuke okei. Ja siis pühapäev jah, kus oli ikkagi natuke valus, et ei tulnud seda kulda, aga võrdleme aegu, siis vähemalt on see, et ma sõitsin päeva parim aja. Christopher kaotas mulle kuskil 10 sekundit. Kolmas aegadest oligi siis Lisohor, kes siis oli siis AR Pro ski tiimis, kes sai siis pronksi, ehk siis mu treener Aivar Rehemaa sai pronksi koos enda poja ja siis ukrainlasest siis Aleksander Lisohoriga sõites. Lisohori aeg siis jah, kaotas mulle siuke mingi, ütleme 20 sekundit, siis vist tuligi minu esimeses vahetuses sõitnud Albert Tunn ja peale seda Henri Roos, kes siis sõitis Krisile järgi viimases vahetuses. Ma just mõtlesingi, et huvitav, et mis aegade võrdlus seal oligi. Olud võisid minna ka aeglasemalt, aga näiteks Roos kaotas mulle siis kuskil 50 sekundit, aga jah, Kris ei teinud oma klassi sõitu ära, ikkagi see haigus oli talle kõva jälje jätnud ja mulle aegade võrdlus põhimõtteliselt kaotas 2 minutit kokku, ehk siis sealt oligi raske loota seda, et me oleks selle kulla võtnud, aga ei, kindlasti Krisi peale ma kuri ei ole, ma tean, mis need haigused teevad kehaga ja kui raske on peale seda sõita. Ja ma arvan, et hõbedega võime praegu rahule jääda ja teeme järgmised aastad siis paremini. Aga jah, selles mõttes minust väga lõbus nädalavahetus, väga tore, et need võistlused said toimuda. Kui vahepeal ma ei olnud väga motiveeritud nendes osalema, siis tegelikult mul on nüüd hea meel, et need said tehtud ja jah, oli lõbus, nagu ma ütlesin. Ja ma arvan, et selle video ma lõpetan ka siin. Loodan, et ka teil oli lõbus vaadata ja näeme siis järgmises videos. Nägemist! Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i kombe. Kõige parem vorst. Reaalselt. Peale Martin.